Mille eest? Hästi palju. Või Tõnis? Hästi palju. Baltika. Ma ei saa aru, kas ma olen see. Tere tulemast kõikidele, kes juba on liitunud. Me ootame veel 1 minuti, ma arvan, ja siis me kohe alustame. Aga tere tulemast kõikidele. Suur hea meel, et teid on nii palju siia kogunenud. Täna siis räägime lähemalt, mida toob meile kaasa siis pärimuspidu Baltika ja pärimuspidu Baltika korraldav Eesti Folkloorinõukogu. Ja täna on siis meie poolt siin mina, Kristi Pumbo, ma olen Eesti Folkloorinõukogu teabe- ja projektijuht ja lisaks on siis Laura Liinat, meie arendusjuht, kes on kahjuks ilma hääleta, sest et ta on külmetunud. Ja siis on Kristiina Siig, kes on Eesti Folkloorinõukogu juhatuse liige. Ja esimene palve on siis see, et meie, kes me siin kõik oleme, meid on päris palju, et olge palun head ja hoiame oma mikrofonid hääletu peal, et räägiksid ainult need, kes või saaksid rääkida sõna ainult need, kes
kes siis ettekannet teevad. Nii, aga siis, kui Laura on ka olemas, siis me hakkame kohe pihta, et Laura, ole palun hea, vaheta slaidi. Ma ei tea, kui palju on teie hulgast neid, kes Baltika pärimuspeost mitte midagi ei tea. Aga mõne sõnaga siis väike sissejuhatus, mis asi on pärimuspidu Baltika üleüldse, et miks selle tekkimine on olnud vajalik. Ja nimelt 20. sajandi teisel poolel tekkis Euroopas selline laiem folkloori liikumine. Ja see tähendab seda, et tekkis vajadus seda hakata niimoodi teadlikumalt ja organiseeritumalt juhtima ja selleks, et niimoodi teadlikult arendada suhteid eri riikide vahel, siis moodustati rahvusvaheline folkloorifestivalide ja rahvakunstiorganisatsioonide nõukogu nimega TSJOF. Ja see juhtus siis aastal 1970. Ja sellest tulenevalt siis hakkasid igal pool maailmas tekkima kõiksugused festivalid. Ja selle TSJOF-i Eesti esindaja ongi siis Eesti Folkloorinõukogu ja see on ka põhjus, miks meie siis seda festivali oleme nii-öelda korraldanud. Aga see päris alguse siis aastal 1987, kui otsustati siis TSJOF-i soovitustel alustada esimese pärimuspeoga. See oli Eesti, Läti, Leedu ühine pärimuspidu Baltika, mis siiamaani siis toimub kolmes Balti riigis ja siiamaani kannab siis täpselt seda sama nime. Ja võib-olla selgituseks ka see, et kui nõukogude perioodil oli kuidagi populaarne rahvakunsti nagu tõlgendada ja teha sellest selliseid interpretatsioone ja nende motiividel teha sellist uusloomingut, siis see pärimuspidu Baltika sõnastas väga selgesti, et nemad lähevad tagasi eheda pärimuse juurde. Ehk siis hakatakse õpetama pärimust, hakatakse esitama pärimust nii ehedalt ja nii loomulikult, kui see võimalik on. Tuuakse uuesti tagasi päris pillid, hakatakse rohkem rõhku pöörama rahvarõivastele ja nii edasi ja nii edasi. Nii et see autentne pärimus ja elav muusika, see on siiamaani siis nii Läti, Leedu kui Eesti folkloorifestivalide suund, mida me tahame jätkata ja seda suunda nagu hoida. Ja oluline on ka see, et Baltika pärimuspidu ei ole ühe kitsa valdkonna pidu. See ei ole ainult lauluga seotud või tantsu või pillimänguga, vaid ta haarab kõiki valdkondi ja püüab neid omavahel siduda. Ehk siis me soovime, et seal mitte keegi, kes tegeleb pärimusega mis tahes valdkonnas, ei tunneks ennast kõrvale jäetuna ja me püüame võimalikult orgaaniliselt siis kõike seda koos pakkuda. Ja üks väga oluline punkt on ka see, et Baltika on selline festival, mis pakub väljundit kõikidele nendele, kes ehedat pärimust viljelevad või eheda pärimusega tegelevad, nii folkloorirühmadele, aga ka üksikesitajatele või üksikosalejatele. On see pillimees kusagil külas, on see muinasjutuvestja ja kui meil on või laulu- ja tantsupeol on siis väike selline kvaliteedisõel, läbi mille tuleb käia, siis Baltika pärimuspeol on nõnda, et meil toimuvad küll eelpeod, mis on eelduseks siis festivalil osalemiseks, aga me tegelikult ikkagi ei välista mitte kedagi, vaid vastupidi, anname nõu, kuidas saaks oma etteasteid siis veel pärimustundlikumaks teha ja et mitte keegi ei peaks jääma kõrvale. Ja veel on üks väga oluline punkt selle pärimuspeo juures, et see ühendab eri põlvkondi nii otseses kui kaudses mõttes. Esiteks sellepärast, et folkloori-rühmades on väga sagedasti mitu erinevat põlvkonda koos. Pole ju midagi toredamat, kui vanaema õpetab oma lapsele ja see omakorda oma lapsele jälle edasi, mida ta teab või mida ta oskab. Aga ka kaudses mõttes, et mina, kes ma tahan võib-olla osaleda seal Baltika pärimuspeol, mul ei ole olnud vanaema, kes mulle õpetab või edasi annab oma kodukandi pärimust, aga ma olen selle teinud endale ise selgeks, näiteks kasutades arhiivi, et püüdes ise uurida, püüdes ise õppida. Ja see on ka üks Baltika pärimuspeo suundasid, et kui meil ei ole enam seda
oma päris elus, millest õppida, siis meil tuleb appi alati arhiiv. Ja tavaliselt me ütlemegi, et Baltika pärimuspidu on märgisega festival, et seal on palju erinevaid tingimusi, kriteeriumeid, aga võib-olla avalikkusele on tähtis see, et ta kestab 5 päeva ja selles on lisaks kohalikele osalejatele veel vähemalt 5 välisrühma. Aga nüüd siis Baltika festivalist lähemalt. Baltika festival, Baltika folkloorifestival või Baltika pärimuspidu, tal on palju nimesid, sest hea lapsel ikka on palju nimesid, toimub 3.–7. juunini 2026 ehk siis mitte sel suvel, vaid järgmisel suvel. Aga võib tunduda, et sinna palju aega, aga tegelikult see teps mitte ei ole, sellepärast et me alustame juba päris varakult Baltika festivaliks valmistumisega. Aga see festival ise näeb siis välja selline, et 3. juunil saabuvad välisrühmad ja esimesel päeval on tutvumise õhtu siis neil omavahel. Aga avalikkusele siis tuleb see festival nii-öelda peo peale alles 4. juunil, kui meil toimuvad maapäevad. Need on sisult siis maakondlikud pärimuspeod. Sel korral on need Amblas ja Sondas. Ja nende maapäevadega ongi nii, et nad on iga kord, kui Baltika festival toimub, siis nad on erinevas paigas ja vastavalt sellele me teeme üleskutse, kes soovib maakondlikku pärimuspäeva oma õuele, siis andku teada ja tänavu siis olidki Ambla ja Sonda need paigad, kes ütlesid, et meie oleme valmis seda korraldama. Ja nii see siis toimubki seal. Ja lisaks on 5.–7. juunini Tallinnas Sornide väljakul siis pealinnapäevad. Ja pealinnapäevad on olnud nüüd viimastel aastatel osa vanalinnapäevadest, aga sel aastal on üks selline väike konks, et vanalinnapäevad ei ole kahjuks saanud veel oma kuupäevi kinnitada, aga loodame, et meil satub ikkagi jälle samasse aega, siis on ka linnas rohkem uudistajaid ja rohkem pealtvaatajaid. Nii et sinna pealinnapäevadele on meil tegelikult oodatud siis kõik need folkloori harrastajad, folklooris osalejad, kes elavad ükskõik kus paigas Eestis. Nii et me ootame kõiki siia keskpõrandale kokku. 2026. aasta Baltika teema on ka kinnitatud, et tavaliselt on meil siis igal Baltika festivalil oma teema ja seekord on uut ja vana ja inglise keeles presenting the past. Ja sellel on 2 tähendust, et me teame kõik uut ja vana tegema, justkui säru tegema või tuult alla, teeme tuule alla või midagi sellist energilist ja hoogsat. Aga ka otseses mõttes võib seda tõlgendada, et uut ja vana, et me esitame küll vanu asju, aga on ju teada tuntud tõde, et uus on ammu unustatud vana. Ja igaüks, kellelegi on see vana asi jälle uus ja mõne jaoks on juba ammu tuntud. Nii et meie kõige suurem palve on see, et me siis proovime sellest vanast või sellest vanast väärtuslikust pärimusest endi jaoks selle väärtuse tänasel päeval üles leida ja kuidagi seda tänase päeva kontekstis tõlgendada ja me püüame seda siis edasi anda nii, nagu see meile on südamelähedane ja väga vastutustundlikult seda edasi anda, et saagu sellest vanast siis jälle uus, et sellest uuest saaks jälle vana sündida. Mida me osalejalt ootame? Kõigepealt üks väike täpsustus. Osaleja, kes see on? Osaleja võib olla folkloorirühm, ta võib olla üksik pillimees, ta võib olla pillimeeste rühm, pilliklubi, kapell, ta võib olla üksik jutuvestja, ta võib olla üksik näiteks päranditoiduga tegeleja, päranditoidu pakkuja ja siia osalejate hulka me arvame ka Eestis elavaid vähemusrahvusi, kes tegelevad oma päritolumaa folklooriga. See, mida me osalejatelt ootame, ei ole tegelikult ju väga nõudlik. Ta on võib-olla sisu suhtes nõudlik, aga me ootame igalt ühelt etteastet 10–15 minutit. Ja hea selle juures on see, et selle etteaste ei ütle ju meie ette, mida tuleb teha, vaid selle valib igaüks oma südame järgi, selle järgi, mis talle on armas ja selle järgi, mis temale on oluline.
ja me väga ootame paikkondlikku, autentset, pärimuslikku repertuaari. Tänasel päeval on võib-olla juba keerulisem seda paikkondlikku repertuaari nii-öelda leida, sest et inimesed ei ole enam nii paiksed nagu kunagi ja palju on sisserändajaid ja palju on neid, kes kord elavad Lõuna-Eestis ja siis kolivad jälle Põhja-Eestisse. Aga eks siis tuleb leida selle rühma vahel siis väike kokkulepe ja mõelda läbi täpselt, mida üheskoos tahetakse esitada. Juba oleme maininud elavat muusikat ja see on ka veel eraldi välja toodud, sellepärast et Baltika pärimuspeol me tõesti ootame neid rühmi ja neid pillimehi, kes esitavad elavat muusikat peast, lustiga, hoogsalt. Nii et see on hea võimalus nendele tantsurühmadele, kes näiteks varem ei ole pärimusega tegelenud ja neil ei ole oma pillirühma, siis neid pillimehi on siin ja seal. See on väga hea võimalus luua uusi suhteid, teha uusi kooslusi. Seda on meie festivali ajaloos juhtunud küll ja küll, et üks pillikooslus ja tantsijate kooslus siis pärimuspeoks saavad kokku omavahel ja pärast seda on neil juba tutvussidemed sõlmitud, nad lähevad koos mõnda muule või mõnele muule välisfestivalile näiteks. Nii et igati meie soodustame seda või näeme hea pilguga, et see Baltika pärimuspidu on ka põhjus, miks endale uusi sõpru leida, uusi mõttekaaslasi leida. Väga tähtis on selle kava juures või etteaste juures veenev esitus. Alati, kui seda etteastet teha, siis mõelda sellele, miks see mulle on oluline, mitte mõelda sellele, et kas ma nüüd näen publiku jaoks piisavalt hea välja, kas ma nüüd kvalifitseerun ikka päriselt sinna Baltika pärimuspeole. Kõige tähtsam on see, et kõike teha alati suure lustiga, suure rõõmuga, sest kui sul on tore, siis on ka publikult tore, on ka kõigil vaadata väga-väga tore. Ja Baltika pärimuspeo üheks oluliseks osaks on olnud ka pealtvaatajate kaasamine, nii et selle 10–15 minutilise etteaste sees me ootame, et ka koos nendega, kes ei esine parasjagu, et nendega koos lauldakse, haaratakse neid tantsuringi või mänguringi või tehakse midagi muud põnevat koos. Ja nüüd tuleb üks selline viimane punkt, mida ootame osalejalt, see on kavalehe koostamist. See kõlab võib-olla natukene hirmsalt nende jaoks, kes ei ole Baltika pärimuspeol osalenud, aga selles ei ole mitte midagi sellist konti murdvat. See on tegelikult kirjapanek, mida esitatakse, kust see pärit on, mis on selle materjali allikas ja nii edasi. Aga sellel kavalehe koostamisel me siis peatume pisut edaspidi täpsemalt. Annan sõna Kristiinale, kes räägib meile nüüd Baltika koolist, et neile, kes nüüd natuke võib-olla hakkasid kõhklema, kas nad ikkagi selle Baltika pärimuspeoga hakkama saavad, siis ei pea muretsema, sellepärast, et meil on tulemas Baltika kool. Tere! Just nii, nagu Kristi ütles, et Baltika kool siis neile, kes väga tahaksid Baltikal osaleda, oma siis rühmaga või tõesti ka, eks ju, üksikisikuna, tahaksid seda väga teha ja tahaksid natuke rohkem veel teada, et kuidas või mida. Ma ütlen kohe ära selle mõtte, et see Baltika kool, me keskendume seal, me räägime kogu aeg selles mõttes Baltika festivali võtmes, et mis sorti kavaga Baltikal üles astuda, kuidas seda kava kokku seada ja nii edasi. Aga selle võib tegelikult üldistada üldine siis pärimuse lavale seadmine. Ehk siis lava ei pea olema mitte poodium, aga pärimuse tutvustamine teistele inimestele, et kuidas seda teha, sest teatavasti ehe situatsioon, esinemissituatsioon, siia on justkui käärid sisse kirjutatud, aga et kuidas nendest kääridest siis jagu saada, et see kõik nagu orgaaniliselt välja tuleks. Et see on selle Baltika kooli mõte. Ja nüüd osaleja jaoks siis Baltika kool käib niimoodi, et üks koolitus toimub oktoobris ja see nüüd on, kuidas kellelegi on mugavam, et kas 3. oktoobril Tartus
või 4. oktoobril Tallinnas. Et need on 2 erinevat gruppi. See ei ole mitte, et üks päev tuleb olla Tallinnas ja teine päev Tartus, vaid need on 2 erinevat gruppi, et kellel on mugavam tulla Tallinnasse, tuleb Tallinnasse, kellel Tartusse, tuleb Tartusse. See on siuke peaaegu terve päev kestev koolituspäev, kus meid koolitavad Madli Teller pärimustantsu alal, Jaanika Oras rahvalaulu osas, Krista Sildoja siis muusika ehk instrumentaalmuusika osas ja Anu Randma rahvarõivaste poolt räägib. Paneme järgmise. Ja kuidas ta siis välja meil näeb? Et nagu juba ütlesin, me räägime seal sellest, et kuidas kava koostada ja selleks, et nüüd sellest saada maksimumi, siis on väga kasulik enne juba mõelda, mida plaanid täpselt teha või ütleme võib-olla mitte täpselt, aga et mida umbes plaanid, et kas ma tulen tantsima, kas ma tulen laulma, kas ma nii tantsin kui ka laulan. Et mida täpsem on see nägemus kooli tulijal, seda paremini me saame sealt edasi minna. Aga veel kord siis kellele? Folkloorirühmade juhendajatele, eestvedajatele ja üksikosalejatele ja hästi see mõte, et see on nii algajatele kui edasijõudnutele, sest ma ise väga usun sellesse, et pärimus on selline asi, mida sa aastate jooksul sa oskadki ise minna sellest samast infost, lugeda välja järjest sügavamaid kihte, et selles mõttes on algajal ja edasijõudnul alati, ma arvan, huvitav ka koos õppida. Nii, aga lähme siis edasi. Ehk siis enne esimest kohtumist, see on see sügisene kohtumine, peaks iga osaleja vabas vormis saatma siis lühitutvustuse oma rühmast või siis iseendast, ehk et kui palju neid inimesi on, kui vanad nad on, umbes, kas me räägime lastest või täiskasvanustest, milline on nende varasem kogemus ja oma esimesed mõtted siis sellest kavast, et just nimelt need žanrid, on see laul, on see tants, on see pillimäng, on see mitu asja, kas plaanitakse teha ühe piirkonna kava, mida siis Baltikal, mis on, eriti oleme seda rõhutanud, see piirkondlikkus, või tuleb ka kõne alla, et on mingi teemapõhine, mingisuguse rahvakalendri pühapõhine kava näiteks või mingi ajastu, ühesõnaga, et millest tahetakse oma kava teha. Ja see info tuleks saata enne meie esimest kohtumist, sest meie koolitus, meie esimene kohtumine näeb välja niimoodi, et kõigepealt on päeva esimene pool on sissejuhatus kõigilt nendelt 4 spetsialistilt. Igaüks siis räägib sellest oma valdkonnast üldistatult, mida ja kuidas pidada silmas siis kas siis tantsu või laulu või pillimängu või rõivast esinemissituatsioonis esitades. Ja päeva teine pool läheb siis töögruppides sellele teie poolt saadetud eelinfo põhjal jagame need grupid, ehk et võib-olla me jagame need grupid ilmselt žanripõhiselt, et näiteks kõik pillimängijad moodustavad ühe grupi ja siis räägivad juba spetsiifilisemalt eraldi pillimängust. Või meil väga põnev oleks, võib-olla meil tekivad mingid piirkonnagrupid, et meil on samast piirkonnast mitu osalejat, üks tantsib, teine laulab, aga siis saab nendega koos süvitsi minna. Et ühesõnaga selleks, et me saaksime selle grupi töö ette valmistada ja et koolitajad saaksid ka juba hästi konkreetselt seda teid huvitavat teemat avada, siis selle jaoks on vajalik see vabas vormis ette saadetud info, et mis mõtted, mis ootused, võib-olla ka mis küsimused on. Et selline on see esimene kohtumine. Seejärel saabuvad Baltika eelpeod, millest Kristi juba rääkis ja teatavasti on siis Baltika eelpidude osaks ka just nimelt see, et seal on kohal eksperdid, spetsialistid, kes annavad hiljem tagasisidet ja julgen kinnitada, et
et vähemalt suund on sinnapoole, et see tagasiside on edasiviiv ja toetav, mitte hinnete panemine, vaid selles mõttes just spetsialisti niisugune kommentaar toetav ja nõuandev. Ehk et see siis peol saad oma kavale tagasisidet. Ja siis on selle koolituse viimane osa see, et mis selle tagasisidega siis nagu peale hakata. Et see on midagi, mis me omavahel rääkisime, et see, et Baltika eelpeolt saab tagasisidet, see on olnud Baltikal sisuliselt algusest peale, see ei ole midagi uut. Aga et mõnikord on siis see, et see rühma juhendaja või see esineja, et ta saab selle tagasiside küll, aga võib-olla ta jääb kuidagi sellega natuke üksi, et mis ma nüüd sellega peale hakkan. Ja vot selle jaoks me teeme nendega, kes Baltika koolis osalesid, kevadel veel ühe virtuaalse kohtumise, kus saab siis omavahel kõigepealt lihtsalt muljetada, kuidas eelpidu läks, kuidas see kava siis, mis kokku pandi, kuidas see õnnestus, mida õppisime ja saab siis ka seda saadud tagasisidet veel lahata koos meie koolituse koolitajatega, et mis sellega peale hakata ja kuidas edasi minna. Ja siin siis on praegu ekraani peal ka need kuupäevad, et registreerimine läheb lahti juba nüüd mai alguses ja on avatud selle 25. septembrini. Baltika koolil on osalustasu 10 eurot inimese kohta ja folkloorinõukogu liikmetel 8 eurot ja mis sisaldab ka suubiste pausi, täiskoolituspäeva ja siis hilisemad seda virtuaalset kohtumist, et julgen öelda, et tasu on pigem sümboolne. Ja nii ongi Baltika kooliga. Eelpidudest jälle räägib meile Kristi. Ja võtan Kristiinalt järje üle ja räägin siis natuke eelpeost, et ma ütlesin, et Baltika festival on 2026 alles, aga meil on tegemist küllalt sel ajal. Nimelt toimuvad siis meil maakondlikud eelpeod ja need maakondlikud eelpeod on sellest osavõtt, on ühelt poolt eelduseks, et rühm või esineja saaks või osaleja saaks siis osa võtta sellest suurest Baltika festivalist. Aga see ei ole nüüd nagu selline, no kuidas nüüd öelda, et me ei soovi, et see oleks nagu läbi viidud või selles valguses, et kui ma nüüd seda eelpeol ei osaled, siis on küll väga halvasti, et see eelpidu võiks olla pigem selline mõnus kogukonnapidu, kus need, kes astuvad üles või osalevad, need tulevad terveks ajaks, mitte ei osale ainult selleks, et ekspertidele oma kava ära teha ja siis ruttu koju ära minna, vaid tulla ennast näitama täitsa mõnuga, tulla teisi nautima, osaleda selles, mida teised pakuvad ja võtta kaasa midagi ühisele kohvi või teelauale. Nii et see võiks olla selline mitmetunnine mõnus äraolemine. Ja teise punktina oleme pannud ka, et ta peaks olema mõistliku pikkusega, kuna meil on piirkondi, kus on väga vilgas tegevus, tõesti folkloori alal, neid rühmasid ja pillimehi on nii palju, et enne läheb jumala päikelooja, kui nad kõik jõuavad oma etteaste ära teha, siis oleme sel aastal proovinud ka võimalikult palju lahku lüüa või teha võimalikult palju toimumisaegu ja kohti, et suuremates piirkondades oleksid need peod sellised mõnusa pikkusega. Aga on ka neid kohti või piirkondi, kus ei ole jälle nii palju rühmasid, et tervet suurt pidu kokku panna, siis on täiesti võimalik teha ka seda, et osaleda eelpeol mõnes muus maakonnas. See võib olla ühelt poolt vajalik, siis tõesti sellepärast, et oleks ajaliselt nagu täidetud, et oleks niisugune mõnus pidu, aga teisalt võib juhtuda ka selline asi, et näiteks Põlva maakonnas on eelpidu, aga rühm, kes soovib osa võtta, ei saa, sellepärast, et neil lihtsalt aeg ei sobi. Et sellest pole mitte midagi, siis kui nad näiteks ütlevad, et me läheme eelpeole hoopis Tallinnasse, Harjumaale või läheme eelpeole hoopis Tartumaale. Ja selleks on meil eelregistreerimine, et sealt me saame siis näha, mis rühmad ja kus, millisel peol osalevad. Ja kui siis kõik need osalejad, kes on ennast varem kirja pannud ja siis oma etteasted ära teinud, siis järgneb selline osa sellel eelpeol nagu ekspertide tagasiside andmine. See tähendab seda,
et juhendajad ja üksikosalejad lähevad ekspertidega siis mõnda teise ruumi ja nad natuke analüüsivad seda, mida siis nähti ja mida võib-olla võiks muuta, kuidas veel paremaks muuta etteastet või kuidas veel pärimusteadlikumaks muuta. Aga selleks, et nüüd teised ei peaks istuma ja oma juhendajat ootama või midagi muud tegema, siis on nendel eelpidudel ette nähtud ka selline ühistegevus ja see on nüüd tõesti iga maakonna oma nägu, et Eesti Folkloorinõukogu ei ole öelnud ette, et peab tegema seda või seda, sest kuna me tahaksime, et see oleks kogukonna pidu, siis praegu ongi väga toredasti juba välja kujunenud. Igas maakonnas on oma nägu täiesti, kuidas need eelpeod välja näevad, kes teeb pika lauapeo, kes teeb sellise suure simmani, kes teeb pärimusteatrit sellel ajal, kui on siis nii-öelda ühistegevuse aeg, nii et see iga kogukond tõesti peaks leidma selle tegevuse, mis just neid kõnetab, mis on neile omane, mis on neile armas. Ja esimesed eelpeod on meil teada, meil on tegelikult õigupoolest 13 eelpidu on kusagil teada ja neid lisandub veel. Nii et esimene eelpidu on meil kohe Viljandimaal ja viimane hetkel on siis 28. veebruaril Tartumaal ja praegu on veel välja selgitamisel Valgamaa, Harjumaa, Jõgevamaa ja Põlvamaa eelpidu. Kes on meie eksperdid eelpidudel? Igal eelpeol on siis üks ekspert ühest valdkonnast ja need siis ei ole igal eelpeol samad, vaid kuna eelpidusid on palju, siis meie eksperdid valivad, kuhu neil on võimalik minna. Rahvalaulu alal on võimalik kohtuda siis Celia Roose, Jaanika Orase või Marion Selgalliga. Pillimuusika valdkonnas hoiavad teravat silma Kätlin Mägi, Juhan Uppin, Krista Sildoja või Margit Kuhi. Pärimustantsu alal Kristiina Siig, Madli Teller või Sille Kappar-Tiisler ja rahvarõivaste alal on meil nüüd kõige laiem nimekiri on Anne Ummalas, Anu Randmaa, Inna Raud, Liis Luhamaa või Merli Mänd. Ja nüüd siis see palju kardetud kavaleht, mis on tekitanud meil ka võib-olla aastate jooksul kõige rohkem küsimusi, aga võin kinnitada ja nagu näete ka ise, et selles ei ole mitte midagi keerulist. Kui sa juba tead, mida sa teed, siis on vaja see lihtsalt kõik kirja panna. Aga Kristiina natukene lähemalt tutvustab seda. Ma korra hüppan, mul jäi kripeldama, et äkki jäi enne midagi ebaselgelt. Tahan seda ütelda, et Baltika koolis osalemine ei ole kohustuslik selleks, et tulla Baltika eelpeole. Et selles mõttes Baltika eelpidu tuleb igal juhul, sinna on kõik osalejad oodatud ja see Baltika kool on meil ehitatud nii-öelda nende eelpidude ümber enne ja pärast siis neile, kellele see pakub huvi ja kes seda soovivad. Ehk et Baltika eelpidu ei ole ka Baltika kooli osa, vaid Baltika eelpidu on ikkagi Baltika eelpidu. Lihtsalt selle täpsustan ära. Aga nüüd see kavaleht, et see puudutab tõesti kõiki Baltikale tulijaid. Kavaleht, võib-olla on ka repertuaarileht, isegi parem sõna selle kohta. Asja mõte on jah selles, et ekspertidele ka juba enne anda teada, mida plaanitakse teha ja lihtsalt panna kirja just, et millega on tegu. Et siin on siis ühesõnaga esimeses tulbas peakski olema siis selle pala pealkiri. Siis liik tähendab seda, et kas see on tants, laul, pillilugu, siia tulevad ka kõik jutuvestmised, on ju, mõistatused, muistendid, et see žanr, millega on tegu. No siis järgmine repertuaari päritolu siis maakonna või kihelkonna täpsusega, kes oskab veel täpsemalt, absoluutselt võib nii küla või taluni välja kirjutada selle päritolu. Ja nüüd see allikas on see, mis tekitab kõige rohkem küsimusi. Allika mõte on, et seda ei tasu enda jaoks keeruliseks mõelda. Allikas on see, et kust pärineb see info, kust sa selle pala oled õppinud. Nüüd, ja neid allikaid võib olla väga erinevaid, siin on eks erinevad näiteid toodud. Kohe esimene,
et mütoloogiline laul, 5 on salvestatud Treieli odelt ja samas on õpitud siis see laul hoopis Jaanika Orase õpitoas. See tähendab seda, et kes on selle siia kirja pannud, et ta on kirjutanud ära nii selle, kust see laul on üldiselt kogutud, kui ka selle, kust tema selle õppis. Ja see on tegelikult ideaalne, kui on need mõlemad asjad välja toodud, sest on täitsa normaalne, et me oleme, kui me räägime pärimusest, see, et ma õpin inimese käest, et see on täiesti normaalne ja mõistlik ja hea ja õige, et selle võib julgelt kirja panna. Aga kui vähegi võimalik, siis püüdkem otsida ka selle pala see nii-öelda dokumenteeritud, et millal ja kust see on kogutud. Siis siin on, eks ju, toodud järgmine lugu, et on õpitud Vaharulli salvestuselt. No see on tõesti juba siuke gurmaanide asi, eks ju, et kes on läinud tõesti arhiivi ja Vaharulli salvestusi seal ise kuulanud, on ju, ja siin ongi, et ta on selle kirjandusmuuseumi andmebaasist saanud, okei, ta on Kivikeses on üleval olnud, siis isegi ei pidanud kohale minema arhiivi, aga ühesõnaga, et on arhiivimaterjalidega tööd tehtud. Samas järgmine on ka Kristjan Torapi kontratantsud, väga hea raamat, väga soovitan tantsumaterjali jaoks, et see ei tähenda seda, et me kõik peame olema nagu tundma ennast Eesti Kirjandusmuuseumis nagu kalavees, orienteeruma kogu selles maailmas. Tänaseks meil on ka väga häid publikatsioone, raamatuid, kust just algaja saab võib-olla nagu natuke kergemini niimoodi kasutajasõbralikult selle info kätte, et siis kirja panna lihtsalt see raamat, kust ma selle tantsu õppisin. Ja on meil veel õnneks ka seda elavat pärimust selles mõttes, et siin see 4. number on näide on Vierwingen, on pakritants. Ja on kirjas, et see on Pakri tantsurühma repertuaarist õpitud Nils Höölundi järgi ja siis on ka see sünniaasta siin kirjas. See on üldise sellise folkloori kogumise juurde käib see, et informantide puhul märgitakse ära ka nende sünniaeg. Seda sellepärast tavaliselt, et üldiselt, et ütleme, selle sünniaja järgi on võimalik siis teha järeldusi, et millal seda sorti laulud, tantsud võisid olla, nagu millal see nende kõrghetk võis olla, et millal need võisid moes olla. Ehk et ma selle 4. näite puhul tahan ütelda seda, et on võimalik, et ei olegi sellist ametlikku dokumentatsiooni, et ei olegi arhiivis seda pala salvestatud, ei olegi üheski publikatsioonis seda antud välja, et see on täiesti võimalik. Aga sellegipoolest tasub nagu selle nii palju infot, kui me selle pala kohta siis leiame, ikkagi kirja panna. Ja ütleme, siin tuleb ka natukene see siuke allikakriitika mängu, et Nilsi ka isiklikult tunnen, Nilsi käest pakritantsude õppimise osas ei teki mingit küsimust. Nils on see inimene, kelle käest selle kohta küsida, aga et võib-olla päris niimoodi ka ei käi, et ma keegi kuskil õpetas, et tasub natukene nagu süveneda, et kust see inimene siis teab, kas ta on see pärimuse kandja, et kust temani see info jõudis. Ja siin on veel siis 5. näide, et ka jälle, et on ansambli Munukesed CD pealt õpitud pala. Ehk et selle allika alla siis ootaks seda ausat infot, kust ma selle pala õppisin, nii palju kui selle kohta tean. Ja see on ka see koht, kus vajadusel saavad eksperdid anda tagasisidet, ütelda, et see allikas võib-olla ei ole kõige sobivam. Või siis vastupidi kiita, et kui äge, et olete sellise asja leidnud. Ehk et allikasse kirjutada välja, kust on pärit see laul, tants, pillilugu, muistend, kust ta on pärit, kust sina selle endale said. Ja siin viimane lahter siis on ka, et mis on, kui me räägime pillimängust, et siis ka see instrumendid, et mis pille mängitakse või mis pillidel seda pala mängitakse. See on selle repertuaari kohta. Ja nüüd siin kavalehe üleval vasakul on siis ka see koht, eks ju, kuhu tuleb kirja panna oma siis esineja nimi, on see rühm või üksikesineja, siis see, kus peol ta osaleb ja rahvarõivad. Mida ta kannab, mis piirkonna rahvarõivad või mida sa veel oskad ja tahad täpsustada nende riiete kohta. Ja võib-olla ka see, et siiani Baltikal on olnud, kõikidel Baltikatel, Lätis, Leedus samamoodi, ootus ka rahvarõiva kandmisele.
on õhus, et kas 21, kas meil on aeg seda kuidagi mingil kujul ümber vaagida, aga hetkel me praegu veel ikkagi ütleme vaikimisi eeldame, et on rahvarõivad esinejatel seljas. Jah, ütleme rahvarõivad või kui, kes siin esitab, tutvustab meile 20. sajandi alguse pärimust, siis eks ju toonane mood, et ühesõnaga, et see riietus ideaalis läheb kokku ka esitatavaga. Aga ütleme, et see riietuse teema võib-olla ongi üks nagu kõige rohkem küsimusi tekitav just esinejale. Et see on ka see koht, kes tuleb Baltika kooli, saame arutleda, otsida parimaid lahendusi või see on ka see koht, kus siis Baltika eelpeol saab eksperdilt tagasisidet, et mis selle riietusega, mis oleks hea ja kättesaadav ja nagu realistlik. Aga igal juhul, et siia kavalehele ka see riietus kirja panna. Et see on kavalehe kohta. Ja nüüd siis kavalehe koostamisele ju eelneb ka siis mõttes oma selle kava kokkupanemine. Ja siin siis siuke soovitus, et millele mõelda. Meil on siin ka ära toodud, et Igor Tõnurist on kirjutanud artikli folkloorikava kontserdi laval, kava ülesehitus ja lavale seadmise printsiipidest. Et see on üks selline tüvitekst olnud Baltika jaoks ja toon siis ka välja, et mida kava kokku pannes tuleks mõelda. Esimene asi on siis see idee või see sõnum, et mida ma siis teen. Ma esitan Jüri Kihelkonna tantse. On näiteks minu idee, minu sõnum. Ja miks ma seda teen? Järgmine. Miks ma neid Jüri Kihelkonna tantse tahan esitada? Minu vanaisa talu on Jüri Kihelkonnas ja ma küll olen Tallinnas töötan ja tegutsen, aga ma tunnen, et ma tahaksin oma õpilastega koos just seda Jüri Kihelkonna asju õppida ise. Nüüd järgmine, et millal ja kus ma seda teen. Vot see nüüd on see koht, et see on sellepärast ma soovitan tulla näiteks Baltika kooli, aga üldiselt mõelda läbi, et siin sai praegu öeldud, et Baltika eelpidudest rääkides, et ma tean, ma lähen Baltika eelpeole. See on koht, kus see on kogukonnapidu, oodatakse ka osalust, et järelikult see ei ole mitte see, et ma olen kõrgel distantsil kaugel laval ja publik on must väga-väga kaugel. Et see ei ole see koht, see on hoopis midagi siukest, kus ma olen publikule lähemal. Aga võib ka mõelda jällegi nagu tuleviku peale, et kui on nagu päris Baltika suurfestival, siis on ka neid rühmi, kes kutsutakse just nimelt võib-olla mõnele suurele kontserdile, kus sul jällegi publik on natukene kaugemal, lava on suurem. Ühesõnaga, et mõelda läbi nagu millal ja kus ja kellele ma esinen, sest iga see esinemissituatsioon, see ka kava mõjub erinevat moodi erinevatel lavadel. Lava jutumärkides siis selles mõttes, et just nimelt, kas ma räägin teatrilavast suurte eesriidega või on minu lava seekord hoopis väike muruplats, mille ümber on publik. Et see moment läbi mõelda. Esitamisviis, kuidas ma seda teen? Mulle väga meeldis see, mis Kristi selle kohta rääkis, et see veenev esitus ja see veenev esitus tuleb sellest, kui sa ise usud sellesse, mida sa teed ja kuidas sa seda teed. Et jällegi kava läbi mõeldes ka see, kuidas ma seda teen. Ma toon ühe näite, näiteks ma kunagi olin lastega, tegime laste mängudest, oli Baltika kava ja siis ma panin seda kokku ja proovisin ja kuidagi nagu need lapsed, nad olid pisikesed ja ühelt mängult teisele üleminek see nagu oli hästi kunstlikult mõjus. Ja siis kuigi ma tavaliselt ei astu, kui on laste esinemine, see on laste esinemine, aga tol hetkel ma vaatasin ja proovisin ja siis ma sain aru, et teisel peab laste juures olema ikkagi keegi suur inimene, kes neid nagu aitab ja siis ma tegin selle kava niimoodi, et mina pakkusin välja, et mängime seda mängu, mille peale siis lapsed sealt tuli iga kord see ehe reaktsioon, et jaa, tahame, ei taha seda, mina tahan olla seal see pearollis. Lihtsalt ma toon näite, et ma proovisin üht ja teistpidi ja sain aru, et nii nagu ma olin planeerinud, ei töötanud ja leidsin teise viisi, kuidas esitada neid asju, mida ma väga soovisin esitada. Ja siis publik, kellele ja kellega ma esinen. Et jällegi Baltika eelpeost rääkides, et see on sinu oma kogukond, kellele sa esined.
nad saavad sõnadest aru, versus siis näiteks, kui kunagi mingis olukorras esined hoopis välismaalastele, siis hakkab hoopis teistmoodi asi mängima. Et need on need lihtsalt nagu mõtted, mis võiksid peast läbi käia siis, kui ma üldse oma selle kava peale hakkan mõtlema. Nii, seega mulle. Nii, ja Baltic ehk siis see autentne ja ehe pärimus. No ei ole võimalik, eks ju, tõmmata sirgeid ja paindumatuid jäikasid piire, mis on ehe, mis on autentne, mis on pärimus. See ei ole võimalik. Aga me natukene kitsendame, et esiteks meie räägime praegu sellest, et mida ehe või autentne tähendab Baltika kontekstis. Et me ei ürita siin nagu sõnastikku raiuda definitsiooni igaveseks, vaid Baltika kontekstis. Ja nüüd nagu Kristi enne ütles, et Baltika on CIOF-i festival ja CIOF on siis ka pikkade arutelude ja vaidluste tulemusel pannud paika teatud või ütleme leppinud kokku, et CIOF-i festivalide raames teatud kriteeriumid ja Baltika siis kuulub A-tähega festivalide hulka. See A tähendab just nimelt autentset. See ei ole hinnanguline, et A oleks parem kui mõni teine täht, aga A on autentse folkloorifestival. Ja see tähendabki seda, et see kava põhineb folkloori materjalil. See ei ole see uusloomingulise repertuaari koht, vaid see on pärimuslik materjal, mida esitatakse võimalikult originaali lähedaselt ja see materjal on siis õpitud kas pärimuse kandjatelt või siis Rahvaluule arhiivist või siis Rahvaluule alastest publikatsioonidest. Et see süke allikakriitika moment ja pärimuslik materjal. Siis ta reeglina põhineb ühe paikkonna traditsioonil, et on see kihelkond, on see maakond, tõesti, kes suudab, on see küla ainult. Pakri saarte näitel, eks ju, Pakri saared, väiksem üksus kui kihelkond või maakond, et ta on paikkondlik. Ja siin tuleb siis ka see rahvusvähemus samamoodi, et selle rahvusvähemuse asuala. Ja samas, kui me siin oleme näiteks linnades, siis see on ka täitsa linnades ju tegutsevad. Meil on siin Tallinnas on Setu koore, leelokoore, et selles mõttes Tallinnas ei pea tingimata Tallinna pärimust, mis on jälle omaette siuke trikiga asi, eks ju, et mis see on ja kust seda leida. Et võib nii-öelda juurde tagasi minna, et siis rühma liikmete juurde näiteks. Ja ma siiski lisan siia, et teatud juhtudel ei ole välistatud mitme piirkonna kasutamine, et võib-olla näiteks hoopis mingi selline võrdlev või tutvustav kava ühest tantsuperekonnast, kus sa nagu teadlikult tutvustadki, et vot selle tantsu variandid Harjumaal, selle tantsu variandid Virumaal. Et see ei ole välistatud, et sul on mitu piirkonda, aga ütleme, et see paikkondlikkus on igal juhul kogu aeg käib nagu mõttes kaasas selle eheda pärimuse juures. Ja siis, et me räägime ehedast, me räägime autentsest ja samal ajal me ei eita seda, et kui ma esinemissituatsioonis seda kõike tutvustan, siis ma teen mõningaid, ma ei ütleks mitte mööndusi, aga on momente, millega ma arvestan, et kus ma tõesti võib-olla teen mingi väikse muudatuse. Kõige parem näide on võib-olla, et kas või kui laulame regilaule ja kui on üldse kava pikkus on 10-15 minutit, siis võib-olla isegi ei jõua ühte laulu algusest lõpuni laulda. Et võib-olla tuleb teha mingeid mööndusi selles suhtes, et midagi vähendada või nagu, et me ei eita seda, et esinemissituatsioon seab mõned tingimused, aga need lihtsalt tuleb nagu hästi läbi mõelda. Ja nüüd lähemalt siis Baltika meeskonnast, et see on meil just äsja kokku pandud. Meil on Baltika korraldusjuht Oliver Berg. Siis on meil 2 programmijuhti, Krista Sildoja ja Madli Teller. Ja vot need samad esinemiskavad või need
kavalehed, mida siis te koostate, see on nendele programmijuhtidele väga heaks töövahendiks, sest nemad panevad kokku siis pealinnapäevade kava ehk siis nendest kavalehtedest nad näevad, kes eelpidudel osalesid, mida nad esitasid ja vastavalt sellele on neil siis hea neid kavasid koostada, et keda mis ajaraamis esinema panna. Siis teabejuht Kristi Pumbo, finantsjuht Laura Liinat, välisrühmadega tegeleb Monika Tomingas ja kujundajaks on meil siis sellel festivalil Laura Verte. Baltika kooli veab eest Kristiina Siig. Ja siis on meil juba, mainisin, maapäevade korraldusjuhid Maris Kriisa ja Kai Kanarik. Ja lisaks on meil väga palju abilisi maakondades, kes aitavad teha maakondlikke eelpidusid. Ja nendeks on reeglina meie folkloorikuraatorid, rahvamajade juhid ja kohalikud kogukonnad ise. Aga siis veel kord ajaraamist või paneme siis, saab kirja panna kuupäevad, kui midagi on jäänud kahe silma vahele. Selle ettekande presentatsiooni kui ka salvestuse me paneme baltika.ee lehele, et selles mõttes ei pea muretsema, kui mingi kuupäev jäi tähelepanuta ja kindlasti paneme ka baltika.ee lehele nii palju värsket infot, kui meil vähegi jooksvalt kätte tuleb. Ehk siis 5. mail, see on üsna kohe, algab registreerumine Baltika kooli, mis kestab kuni 25. septembrini, nii et ootame siis registreerumist kui ka juba algseid mõtteid selle kohta, mida soovitakse Baltikal teha. Siis algab meil maikuus registreerimine eelpidudele. Me teeme ühtse registreerimisvormi, sealt saab siis valida, millisele eelpeole rühm soovib ennast kirja panna ja kus ta siis osa võtab. Siis 3. ja 4. oktoober Baltika kool, kas siis Tartus või Tallinnas, et ei pea mõlemal käima, vaid ühel neist. Ja see ei ole kohustus, vaid see on suurepärane võimalus. Eelpeod toimuvad meil oktoobris 2025 kuni veebruarini 2026 ja tuleb siis valida välja endale sobiv eelpidu. Ja siis märtsis 2026, täpselt kuupäeva veel ei tea, on meil Baltika kooli viimane kohtumine ja algab festivalile, suurele festivalile registreerumine, nii et tuleb olla ka valvas, et mitte maha magada seda kuupäeva. Ja 3.–7. juunini ootame siis kõiki rahvusvahelisele Baltika pärimuspeole. Nüüd oleme meie siin vahutanud 50 minutit, on jäänud veel 10 minutit selle tunni lõpetuseks. Kas kellelgi on küsimusi? Alati saab küsida ka muidugi eraviisiliselt, kui on midagi, mida ei taha siin kogu rahva ees kõvasti välja hõigata. Paistab, et ei ole. Aga meie täname siis omalt poolt ja ma väga loodan, et te kõik, kes te siin olite, tulete meie peole. Nii, kas tuleb küsimus? Ja, et kas info välisgruppidel oleks ka midagi sarnast on olemas või kust leiaks infot mingi välisgrupi esindaja, kes tahaks tulla festivalile? Välisrühmadega on nüüd niimoodi, et kuna me oleme CIOF-i võrgustikus, siis meie paneme kirja tingimused, milliseid välisrühmasid me ootame vastavalt selle festivali teemale ja me üldiselt suhtleme siis CIOF-i esindajatega teistes riikides, kes on samamoodi CIOF-i võrgustikes, et me saadame neile tavaliselt näiteks, et me soovime seekord kuni 15 inimest, soovime, et oleks rühm, mis laulaks, tantsiks ja näiteks oskaks oma rahva kombeid esitada ja siis nemad omas riigis siis teevad konkursi ja esitavad meile kandidaadid, keda nad soovitavad, kes vastavad nendele tingimustele, sest meie muidu ei oska hinnata seda teise rahvuse nii-öelda sellist autentsust. Okay. Ma võib-olla lisan siia ühe variandi veel, et meil on olnud ka juhuseid, kus kas meie enda tuttav rühm või kellegi soovitatud välisrühm tahaks tulla Baltikale, et sellisel juhul me oleme lihtsalt küsinud selle rühma puhul siis nii-öelda
selle kohaliku Tsiofi rahvussektsiooni kinnitust, et see on hea rühm ja nad soovitavad seda, et ma saan aru, et tegelikult praegu küsimus on näiteks konkreetselt Mehhiko rühma osas, et siis, et hea meelega ootame seda soovitust ja hea meelega tegelikult ootame Mehhiko rühma küll Baltikale, et aga sellisel juhul jah, tõesti peab olema selle Tsiof Mehhiko nii-öelda ka kinnitus, et nemad seda rühma soovitavad meile. Suur aitäh teile. Nii, tõstis veel keegi käe. Palun, Astrid. Ja mina, Astrid, just. Et kuulsin, et on pealinnapäevad ja siis kas need on kuidagi nüüd asendunud nende vanalinnapäevadega või on need ühed ja teised mõlemad? Oskate sellele? Vanalinnapäevad on olnud viimastel festivalidel täpselt samal ajal, kui on meie Baltika ja see tähendab seda, et tegelikult vanalinnapäevad justkui tegutsevad eraldi, aga me oleme nende kavas sees, ehk siis me oleme üks osa vanalinnapäevade kirevast programmist. Olgu, aitäh. Palun. Kas on veel küsimusi? Ma veel täiendan, et Astridile see vastus, et see Baltika festivalidel see nimetus pealinnapäev, see on ammu enne seda, kui festival hakkas vanalinnapäevadega samal ajal toimuma. Et kõigepealt olid Baltikal maapäevad ja pealinnapäev või pealinnapäevad, siis ühel hetkel need pealinnapäevad hakkasid toimuma üheaegselt vanalinnapäevadega. Ja nii nagu Kristi ütles, ma sain aru, et 2026. aastal lihtsalt vanalinnapäevad ei ole veel kinnitatud, et kas need on samadel kuupäevadel, aga tõenäoliselt on. Aga et Baltikal on nende päevade nimi pealinnapäevad, mis viimased korrad enamasti on langenud kokku vanalinnapäevadega. Ja see tähendab ühtlasi seda, et kui vanalinnapäevad ütlevad, et nemad teevad oma vanalinnapäevad augustis, siis see tegelikult ei tähenda, et meie muudaksime kuupäevi, et meie kuupäevad on raiutud kivisse. Kas on veel kellelgi küsimusi? Meil on aega veel 5 minutit. Kui ei ole, siis ütleme kõigile suur tänu osalemast ja väga ootame teid kõiki festivalile ja maakondlikele eelpidudele muidugi, Baltika kooli ja ühesõnaga igale üritusele, mida meie siis seoses Baltika festivaliga oleme siin planeerinud. Nii et suur tänu ja kohtumiseni. Ja.